No tere! Liigume edasi minu perereisiga. Päev algas sellega, et sõitsime Matsumotost kuskil tund aega Naraijukusse, koht, kuhu ma olen tahtnud juba kuskil 10 aastat minna. Olin alati siia tulekut edasi lükanud, kuna see on üsna kaugel mägede vahel ja siia sõit suurtest linnadest võtab ikka kõvasti aega. Kuid nüüd oleme lõpuks kohal. Naraijuku oli Edo perioodil üks peatuskohti Nakasendo teel, mis ühendas Kyotot ja Tokyot omal ajal. Peatuskohti oli reisijate ja kauplejate jaoks kokku 69 ning Naraijuku oli nendest kõige rikkaim peatuskoht. Alustame loomulikult kohaliku toiduga, milleks on seekord kohemochi. No kuidas? Mochi see on ka mingi riis. Jah, riisist tehtud. Ja ta on misokastmes. Kui sa juba 3 ampsu võtad, siis järelikult meeldib või? Ei no halb ta ei ole. Lihtsalt võõras maitse. Halb ta ei ole. Kas seda võib juua? Jaa. On natuke magus. Ja kohe suolane. Suolane ei ole. Suolane üldse ei ole. Mu vanemad muide ei ole just kõige suuremad mochi-fännid, nii et see on huvitav, et nad sõid seda. Proovime. Ma mainin siin vahepeal ära, et ma ei teinud mingit eeltööd, ma ei uurinud, mis maitsega see on, lasin lihtsalt üllatada end. Ma saan aru, mida sa mõtled. Jah, sain aru, jah. No see ei ole mentol, aga see nii tundub. See on see. See on üks teatud maitseaine. Ja, väga hea ju. See on natuke nagu pähklina maitse. Ma ei tea, see ei ole mentol. Ma tean, mis see on, aga no... Ma arvan, ma tean, kuidas see jaapani keeles on, aga ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Mul ei andnud rahu, et mul ei tulnud see sõna meelde ja lõpuks ma ikkagi küsisin teenindajalt. Ja tuli välja, et see oligi see, mis ma arvasin, ehk siis sansho vürts, mis on siis selline nagu eesti keeles öeldakse vist, et siuke tsitruseline jaapani pipar, siuke väga omapärase maitsega. Ja nüüd hiljem uurides sain ma teada, et igas selles peatuspunktis sellel Nakasendo rajal nendel on see kohemochi erineva maitsega. Kuidas külaga siiamaani rahul olete? No ma tahtsin siia ja niimoodi ma kujutasin seda ette, ma lihtsalt ei teadnud, et nii külm on. Siis mul on +10. Termomeeter on taga suur. No ma kogu aeg ütlesin, Jaapanis on sees väga külm. Ja et mägedes on külm. Ja nüüd see koht, kuhu me lähme, seal on siis tatranuudlid, seal on pirukad ja seal on tempura. Aga see on põhimõtteliselt kõikides restoranides siia sama. Nagano prefektuuri kuulsate söökide hulka kuuluvad kindlasti tatranuudlid, mida ka Naraijukus enamus restoranid pakuvad. Siinkohal tegin ma oma reisikorralduses 3 viga. Esiteks, mina olen harjunud sellega, et Jaapanis külmad nuudlid on tavaline. Nii et ma tellisin seda. Vanemad ei ole sellega harjunud. Teiseks, õues oli mega külm ja ma tellisin külma toitu. Ja need esimesed 2 punkti oleks aktsepteeritavad olnud, kui ma oleks öelnud seda. Aga ma ei öelnud, nii et see tuli perele suht suure üllatusena. Ja kuigi me kõik olime külmumas ja söök oli külm, siis vähemalt see ikkagi oli maitsev, nii et selles suhtes läks hästi. Ning ei, jaapanlased ei söö neid nuudleid talvel külmalt, ma lihtsalt korraks ei kasutanud oma aju. Naraijuku ei ole ainus koht Nakasendol, kus selline vaatepilt on alles jäänud. Neid on päris mitu ja igaüks nendest on oma nägu
ja kusjuures Naraijukus on majad enamasti originaalid. Kuid see ei ole põhjus, miks me just selle koha valisime. 3 kõige populaarsemast peatuskohast oli Naraijuku asukoha poolest meie jaoks kõige parem. Kuidas sa selle külaga rahul oled? Väga olen rahul. On nii nagu ette kujutasid? Absoluutselt. Veel isegi parem. Päriselt? Ja. Kuigi kõik on kinni ja mega külm on. See ei ole oluline, see atmosfäär, mis on siin. See atmosfäär. Atmosfäär. Sattusime siia erakordselt külmal päeval ning juhuslikult hakkas veel lund ka sadama. Me käisime muide vahepeal ühes muuseumis ja kui me rääkisime seal muuseumi omanikuga, siis ta jutustas meile, et kõige külmemal ajal võib sellises majas olla sees kuskil -16 kraadi. Ja nendel muide ei ole radikaid ja ei ole kõhukonditsioneerijat tuba soojendada. Võtsin Oyaki, mis on siis nagu pirukas ja see on Nagano prefektuuri siuke söök, mida nad siin söövad. See peaks olema marineeritud köögivilladega. Ja saigi meie pool päeva läbi Naraijukus. Nagu näha, siis ronge on väga vähe, nii et kindlasti tuleb graafikut jälgida, kui plaanite sinna minna. Ja edasi liigume Nagoyasse, kus me istume ümber ja siis sealt sõidame edasi Hiroshimasse. Naraijukust Hiroshimasse sõidab kuskil 3-4 tundi, nii et see on kindlasti väga pikk ja väga väsitav ettevõtmine. Kindlasti oleks võinud muud moodi planeerida, aga kuna perereis oli lühike ja meil olid kindlad sihtkohad, kus tahtsime ära käia, siis seekord sai niimoodi. Me saabusime nüüd Hiroshimasse ja tulime okonomiyaki sööma, mille jaoks esimene kord. Ja tellisime 3 erinevat sorti ja proovime. Koht, kuhu sööma tulime, oli üsna turistikas, aga siin ei olnud vaja reserveeringut ja otse siin ju nina all tehakse süüa, mis on päris huvitav kogemus. Ja mainiks siinkohal ära, et sageli Jaapani restoranides ei ole lubatud pildiste filmida niimoodi, et teenindajad ja kliendid jäävad peale. Ja ideaalis võiksid sa alati üldse luba küsida. Meie küsisime ja teenindajad olid rõõmuga nõus ja pärast seda jäime veel pikalt edasi lobisema. Jutu käigus nad kaevasid välja kuskilt atlase ja otsisid sealt isegi Eesti üles. Vanemad jäid Hiroshima õhtusöögiga rahule ning sellega oli ka meie päev läbi. Järgmine kord vaatame, mida me terve päev siis Hiroshimas tegime.